Tšauki, täna on 29. detsember, täna on eelviimane päev sellest aastast ja mul on tulemas täna üks päris põnev päev, mis tõttu ma mõtlesin, et ma võtan kaamera jälle välja, hakkan filmima ja näitan teile, kuidas mul see aasta lõpp läheb. Täna ma ärkasin ausalt öeldes väga hilja, sest mul tuli eile sõbranna külla ja me istusime reaalselt mingi 4:30 siin lihtsalt laua taga, jutustasime, naersime, jõime veini, snäkitasime ja see nii tore oli lihtsalt ja kell nagu läks nii kiiresti, ma lõpuks arvutasin, et me olime 7 tundi lihtsalt järjest laua taga ja nii tore oli, aga tänu sellele ma ärkasin väga hilja, seega kell on 12:50, ma söön oma hommikusööki ja ega tegelikult ma ei saa väga pikalt siin chillida, kusjuures mul tuli veel, ma näitan, meil tuli siin mööbel ühest viimane asi, see on riidekapp, mis on nüüd vaja kokku saada ja kusjuures ma polegi näidanud, mis me saime sealt. See on kotttool, mis me saime sealt samast mööbelühest ja siis on siia tuleb, muidugi siit on väga pime, siia tuleb jalanõuderiiul, mida me ei ole jõudnud veel kokku panna, aga veel viimane asi, mis on nüüd nagu olemas ja korras, on see on mingi ämber, selline pesumasina kapp, kuhu ma sain siis siia kappi sain. Tegelikult ei tea, kas ma olen näidanud neid asju. Vist olen tegelikult. Ühesõnaga, näitan veel. Ja selle riiuli sain siis tänu sellele tühjaks. Nii et see on ülinais. Ja nüüd tuleb üks riidekapp veel kokku panna. Aga tegelikult see, mis ma öelda tahtsin, on see, et mul hakkab 40 minuti pärast make. Nimelt mul on Greasy G photoshoot täna ja ma panin endale meigi ajaga kirja. Ma mõtlesin, et kui juba, siis lähen meikari juurde ja tüdruku juurde, kelle juures ma olen juba varasemalt käinud. Ma olin tema juures suvel modell ja mõtlesin, et lähen supportin tema tööd ka ja lähen siis panen siis aja tema juurde kirja. No ja siis ongi mul õhtul photoshoot. Vahepeal mul on vaja käia poes. Mul oleks vaja shooti jaoks tegelikult ühte sitossa. Mõtlesin, ma vaatan, äkki ma leian. Ja siis on õhtul Hills algaete trenn. Vaat, eile oli Neidi Hillsi trenn ja ma tunnen, kuidas mul trapetslihas on nii cooked. Kõik valutab. Ja kael on ka väga valus. Aga see kava oli väga lahe ja ma just vaatasin, et ta on täna kirjutanud, et ta tahaks seda osadega filmida, mis on mega tore. Aga see tähendab seda, et see trapets korda saada. Ega midagi, ma hakkan nüüd pakkima, panen ennast kokku, proovime sellest asjast siis teha midagi ilusat. Ma vahepeal tagasi koju jõudnud, käisin veel Ballsist läbi, ostsin ühed punased tossud. Tegelikult see oli mõeldud nagu shooti jaoks, aga ma vaatasin, et need on väga ägedad, mida ma tahaks kevadel ka kanda ja need olid soodushinnaga ka ainult 69 € äkki ja nägid väga tuusad välja. Seega need on ka nüüd olemas. Ja tellisime pizzat, sest me olime mõlemad väga näljased ja nüüd on mul aeg hakata tegelema juustega. Ma punun juuksed patsidesse ja siis panen paruka ja siis ega peabki varsti juba startima Koolibri stuudio poole, kus mul siis toimub täna Greasy G shoot. Teeme mingid pilte, reelsi ja midagi sellist. Hihi!
Kolibri stuudiosse, paneme ennast valmis ja alustame shootiga. Ma unustasin vahepeal täiesti ära, et ma vlogin täna. Seega, mis vahepeal juhtus on see, et shoot on tehtud. Meil oli seal vahepeal mingi error. Ma panen teid siia korraks, samal ajal proovin juba riietuda. Ühesõnaga, meil Kolibris oli siis selline situatsioon, et meil pidi olema siis üks sükene suur, nagu te klippidest juba nägite ka, selline suur punane lips, mida me siis kasutame. Ja see oligi meie nagu shooti põhi nagu staar nii-öelda, et selle peale me ehitasime kogu shooti. Ja siis koha peal siis selgus, et mingis teises ruumis, nagu stuudioruumis, on shoot, mis kestab veel 25 minutit ja nemad peavad kasutama seda lipsu ja meie ei saa seda kasutada. Me olime mingi nii, kuidas see võimalik on. Ehk siis me lihtsalt ootasime siis 20 minutit, et nemad lõpetaksid oma shooti. Ja siis vahepeal me küsisime, et kas me saaksime kasutada ka projektorit. Seda me ei olnud nagu ette küsinud, aga et mõtlesime uurime. No ta mingi davai, isegi ütlesid veel, et annavad tasuta. Ja siis mingi hetk me olime selle lipsu juba kätte saanud ja siis mingi hetk see administraator tuleb, ütleb, et ta ei tea, kus kohas on see projektor. Me olime mingi, mida värki. Ühesõnaga, ei olnud nagu parim kogemus seal, aga me saime pildid tehtud, väikse klipi tehtud ja ma usun, et need, mis me tegime, on ilusad. Ja siis ma tulin stuudiosse, ma andsin just Heelsi trenni ja vot sellest ma ei saa aru, miks inimesed ei anna teada, kui nad ei tule trenni. Sest et ma saan aru, et igasuguseid ootamatusi tuleb ja praegu on mingi naljakas periood enne aasta lõppu, kus inimesed ei tea, mis väga toimub või et mis on nende plaanid või mis iganes. Aga reaalselt mul 15 inimest ei tulnud kohale niimoodi, et nad isegi öelnud, et nad ei tule kohale. Mul oli kohal ainult 7 inimest. Osad kirjutasid, aga ülejäänud 15 lihtsalt nagu 0 infot. Ja ma tahtsin täna kava edasi õppida, millega me läheme practice night'il esinema. Ja see on nii loll tunne alati, sest et ma nagu näen vaeva ja nii-öelda teen tööd selle jaoks, et ma saaksin, valmistan ju treeni ette. Ja siis ma lihtsalt pidin koha peal välja mõtlema, mida me teeme, sest poleks olnud pointi täna seda teha, sest muidu järgmine nädal, kui me tuleme trenni uuesti täpselt nädala pärast ja teised on kohal, siis me peaks seda otsast peale täpselt sama asja tegema. Ehk siis see on natukene nõme. Aga vähemalt nendega oli meil tore, kes tulid kohale, nii et ma olen väga õnnelik, et nemadki vähemalt tulid. Ja õues on mega haige ilm. Ma proovin näidata teile. See tuul on lihtsalt insane. Ma mõtlesin, et ma lendan minema. Siit vist ei ole nii hästi näha. Nii et ma proovin nüüd ennast maks soojalt riidesse panna, sest et ma ei taha külma saada. Ma tulin täna Rooma autoga, nii et ma pean veits jalutama siit sinna auto poole, aga ma ei taha õue üldse minna, sest et seal on nii külm. Päeval ma vaatasin feels like -13 oli. It's winter. Finally, aga it's cold. Nii et koju. Täna on teisipäev. Ma ei jõudnud absoluutselt vahepeal midagi filmida, normaalselt mingit introt teha tänasesse päeva, aga meil oli just Flikiga sükene istumine, jõulu aasta lõpu istumine ja nii tore oli, sõime seal snäkke, tegime mingid mänge, mis ma olin neile ette valmistanud ja nüüd ma liigun Ripalisse, meil on seal filmimine ja ma juba vaikselt hakkan sinna hiljaks jääma, sest et ma ei saanud kohe liikuma. Ja nüüd on liiklus mega crazy, sest õues on mingi räige torm. Seega ma proovin saada kiiresti sinna, et filmida neidi ühte koreot. Ma ei tea, kui valmis ma selleks olen, aga ma arvan, et saame hakkama.
tänane päev on täiesti insane olnud. Kui ma arvasin, et ma hullult näitan, kuidas mu päev läheb, siis reaalsus oli see, et see päev oli nii kiire, et ma isegi ei jõudnud filmida. Ma ei jõudnud isegi mõelda sellele, et ma peaksin tänast päeva vlogima. Aga nüüd ma olen kõikide oma toimetustega jõudnud peaaegu et lõpuni. Trennid olid väga rasked. Keha oli natukene selles puhkuse moodis, sest et kui ma andsin täna 2 tundi järjest girlit, meil oli suht intensiivne kava ka, siis ma tundsin, kuidas mu energiavarud järjest lähevad, kaovad kuskile, sest enne seda mul oli veel filmimine ja nüüd oli veel Heels ka, kus meil oli päris nagu intensiivne tund ja natuke peale isegi trenn ja ma olen nüüd treenerite ruumis ja nüüd ma sain aru, et tegelikult kui meil on homme Empire'iga Deadman Blues esinemine aastavahetuse peol T1-s, neil oli täna tegelikult lavaproov ka, aga kuna neil see pidi olema nagu enne 9, siis mul ei oleks olnud kuidagi võimalik seal osaleda, siis ma peaks praegult tantsima läbi kõik tantsud, et ma oleksin homme valmis. Aga enne ma näitan teile, Camilla kirjutas mulle, et mind ootab treenerite ruumis kingitus. Avame seda koos. See on lihtsalt nii armas, et ta midagi sellist tegi ja midagi sellist mõtles üldse. Vaatame siis. Nii armsalt kirjutas ka, et midagi, millega mul oleks uuel aastal mugav ja mõnus ja hubane. Nii et see on siis Adidase kotikene. Ma juba näen, mis siin natukene on. What? Mida? Siin on mingisugune set. Appi, kui äge. Selline pluus. What? M-suurus, nice. Siuke oversized veits mulle siis. Ja siis mingi pusa. What? Ja sokikesed. Nii armas. Appi kui tore. Appi kui tore. Ma olen väga tänulik ja õnnelik. Nii äge. Mulle väga meeldib. Wow. Sellised üllatused on nagu eriti toredad, kui sa ei oota mitte midagi ja saad lihtsalt sellise üllatuse osaliseks. Cute. Ma olen sõnatu ausalt öeldes. Proovin siis kodus ilmselt selga ka kõike, kui ma olen pesus ära käinud, sest ma praegu tunnen, et ma veits rõve pärast kõiki neid trenne. Ühesõnaga, ma teen väikese mingi šokolaadi amsukese, sest et mu energia on miinustes ja siis tantsime kavad läbi. Tere hommikust! Täna on 31. detsember. Täna on aastavahetus nii veider, et juba ongi aasta lõpp. 2026 on kohe siin. Ja tegelikult ma enda päeva alustan sellega, et ma teen ühe proovi. Ma olen siis täna repetiitor, aitan neil kavasid läbi teha, asetusi panna ja mis iganes. Neil on tulemas ka aastavahetuse esinemine nüüd Teletornis. Teise koosseisuga ma tegin ka proovi sel nädalal, kes lähevad Mererestosse ja ma ise esinen täna T1-s. Meil on seal tulemas Deadman Blues show 2 osas ja vaatame, kuidas tänane päev läheb.
jõudnud koju ja lihtsalt nii mõnus on kodus olla, nii palju valgust on, päike paistab. Õues oli suht külm, aga lihtsalt see päike on nii mõnna. See annab nii palju rõõmu ja jõudu ja energiat praegu. Ma käisin pärast proovikiiret läbi Rough Cafe's, ostsin sealt kohvi ja väikse saiakese aasta lõpu puhul. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma proovin natukene monteerida vlogi. Ma olen nii maas. Ma proovin jõuda ASAP nende kõikide videotega järgi ja ma veel mõtlen, kas ma proovin teha aastalõpu video ka veel täna või see on nagu too much. Samas see oleks nice, sest et eelmine aasta ma tegin seda ja see oli nii tore nagu kokkuvõtlik nagu minule endale ka, et võtta kokku seda 2025 aastat. Nii et tegelikult seda oleks tore teha kas minu enda jaoks, aga ma ei tea, kas ma päriselt jõuan seda ka teha. Tahaks jõuda. Ma siin üks päev võitsin Instagramist loosimise ja seal oli sees siis Sinine Solong spa kehahoolitsus, Magrada mingi special kehahoolitsus ja see oli päris huvitav. Nagu tundsin, et ma olin väga niisutatud, aga see massaaž oli, no kuidas ma ütlen, veits siuke nagu silitamine lihtsalt. Tore oli ikkagi väga mõnus. Mõtle Luna, mitte praegu. Ja lisaks siis ma sain ka paki Magradalt, Magrada toodetega, nii et avan selles siis. Siin on mingi väikene tester intiimpesu keeliga, selline pisikene, okei, väga tore. Siis siin on sees Firming Algae Body Serum, merevetika kehaseerum. Huvitav, väga põnev. Ja siis siin on veel 2 body cream ja body mask samast siis sellest kollektsioonist merevetika kreem ja mask. Väga põnev. Saab siis need ka ära proovida. Äge! Nii, kuna täna on aastavahetus, siis väike kingitus Rooma vanematele. Siin on mingi nugade set, kodulõhnastaja, mingi fancy küünal mütsikesed. Ja nüüd on mul aeg ennast kiiresti valmis panna esinemiseks, teha meik, teha soeng ja lähme Rooma vanemate juurde õhtusöögile ja siis on mul esinemine täna. Nii et ma teen ennast valmis ja ma arvan, et siis näemegi juba, kui ma olen ilus. Rooma vanemate juures käidud, nüüd on aeg minna T1, kus meil on siis täna esinemine.